Jürgen Henn, Metsa-Flora abitreener, kui skoor on 4-2 ja 2 punast kaarti, siis publik on ilmselt väga rahul, aga treenerite pink ilmselt täna küll mitte. Jah, et ütleme, ei saanud nagu mängu heas mõttes nautida ja vaadata nagu rahulikult edasi, et kuigi poole ajal just sai rõhutada, et 3-0, et seisvad mängijatele, et ei ole tehtud, aga oli näha, et kui nad välja tulid, nad ise enda peas ikkagi vist arvasid, et mäng on tehtud, et kiigutame lõpuni, aga siis on juba, kui sa lased selle ühe endale tagasi, siis on juba selles mõttes, võib juba hilja olla, kui sa ärkad, et jääd ärkamisega hiljaks, siis vastane on juba saanud selle emotsiooni ja nagu oli ka näha, et ega kolmas ei olnud kaugel, et õnneks Prosa 4 natuke päästis, et väga raskeks tegime endale, jah. Oli see ilmselt juba teada, et seda meeskonda on pärast Albaania reisi raske võib-olla häälestada selleks mänguks, et kuidas treenerite tiim millise sõnumiga ta sellele mängule vastu läks? Jah, ütleme, et võistkonnal pärast rasket reisi tõesti, et oli natukene probleeme, aga ma arvan, et me saime nagu trennides, tundus nagu olek kõigil okei, et oli ikkagi, pea oli mängus, ega meil muud ei olnud, kui me üritasime viia selle sõnumi, et mis siis, et Kaleviga nagu väliselt võivad olla probleemid, siis me teadsime, et nad meie vastu tulevad nagu kindlasti väga motiveeritult, ja oli näha ka, et ega meile selles mõttes lihtsalt ei tulnud. Teise poole need paar minutit, kus löödi 2 väravat meile tagasi, et mis sa ise nägid, kas olid need kaitseliini eksimused või lihtsalt vastastel õnnestus need ära lüüa? Ütleme, et esimene värav ja ise kinkisime natukene selle pendla, kuigi ma siit pingilt ei näinud kindlalt 100%, kas see oli pennal, aga kohtunik vilistas järelikult vist oli, ja teine värav, meil oli, ütleme, et liinid olid paigas, oli korras tegelikult, see oli nagu selles mõttes lubamatu värav, et meil olid kõik mehed olid palli all, et pall põrkas seal meeste vahel 3-4 korda veel väravat, see käe vahele ja et see oleks jah kindlasti pidanud olema välditav värav, et selle peab uuesti videost üle vaatama. Positiivselt ka, et noor Kevin Aalo tegi täna liigadebüüdi ja oli päris okei seal vasakul äärel. Ja ma arvan, et Aalo sai väga kenasti hakkama, et kuigi oli selline temaks esimene mäng ja kohe sattus siuke raske närviline mäng, aga ma arvan, et sai päris hästi hakkama, et just ilma pallita esimene poole, aga ei ole nagu midagi halba öelda. Mis pilgul lähevad nüüd sinna Ida-Virumaa suunas, et võib-olla isegi täna oli hea, et oli selline väike äratus nüüd Kalevi vastu ja mitte mäng kohe Sillamäega ja nüüd tuleb ilmselt veel olulisem kohtumine. Ja just, et kaks väga olulist mängu Sillamäel, et lootsime natukene siin, ütleme, oma põhikoosseisu võib-olla puhata, aga et väga kahjuks ei õnnestunud. Õnneks on nüüd aega, et mäng on laupäeval, et loodetavasti suudame oma probleemidega nüüd natukene tegeleda ja Sillamäe vastu vähe kindlamat mängu näidata.